need kolm punastes särkides meest, kelleks on Martti Pukk, Risto Eelmaa ja Premium-liiga kõige kogenum õigusemõistja Dmitri Vinogradov, on sel hooajal oma tegevustes mitte üldse enam üksi, vaid neile pakub tuge ka videokohtunike brigaad, kuhu kuuluvad täna Marko Liiva ja Lauri Salei, ehk et Eesti jalgpalliajaloo teine võistluskohtumine Varriga on ka siis täna meil päevakorras. Siin aga siis Nõmme Kalju põhikoosseis ja tõesti näete, et Henri Berk ja Artur Šarnin mängivad väravas ja vasakkaitses, Järvelaid ja Meerits on pingil. KTM Reegel on Nõmme Kaljut pitsitamas. Ja Nissi kannasööt Pavel Marinile, nurgalipu juures ka tsenderdus ning seal on võimalus superšans Igor Subbotinil, aga ei saa palli praegu raamidesse lükatud selles olukorras kogenud Kalju poolkaitsja. Igor Subbotinile paremalt äärelt Pavel Marin annab väga kauni mammu pea peale. Kalevil senise 4,5 minuti jooksul ainsaki rünnakut ette võtta pole õnnestunud, pall on püsinud rõhuva enamiku mänguajast Kalju valduses ning Kalevi palli valdamised on piirdunud sellise 2-3 sööduliste seeriatega, ei enamat. Nurgalöök number 2, aga Nõmme Kaljule vasakult äärelt see teenitakse ning kapten Rommens läheb seda toimetama. Väga akrobaatiline sekkumine pangilt. Kalju korvas nurgalöök Rommensilt väga ohtliku vindiga sinna tagumisse posti ja jääb see pall Kalevile, kuigi seal puude Kaljumäelt oli, aga kas siis arvas kohtunik, et see oli juba pärast seda, kui pall oli uuesti üle otsejoone läinud. Aga see Rommensi nurgalöök ruttis päris hästi, no siin oleks pidanud selge uus nurgalöök Kaljul olema, siin ei ole mitte mingit küsimust. Esimene poolaeg veel jätkub. On siiski nüüd lõppenud, Martti Pukk selle lõppenuks vilistab ja meeskonnad lähevad puhkepausile seisult 0-0. Head Soccernet.ee vaatajad, jätkame otseülekandega Sportland Arenalt, kus Premium-liiga esimese vooru kohtumine Tallinna Kalevi ja Nõmme Kalju vahel jätkub teise poolajaga, mille eel teeb Nõmme Kalju 2 vahetust. Vasakkaitsesse Artur Šarnini asemel Henri Järvelaid ning keskpoolkaitsesse Mihhail Babitševi asemel tuleb mängima Nikita Komissarov. Komissarov. Vasakus äärde Subbotin, Järvelaid ja sealt tuleb nüüd tsenderdus Eerola suunas. Ja nurgalöök Nõmme Kaljule, aga Henri Järvelaiu mõju kohtumisele me nägime kohe. Rommens, madal pall kasti, sealt tuleb pealelöök ja Forsman tõrjub. See oli nüüd Eerola esimene korralik sekkumine selles mängus, kus oli näha soomlasest ründaja võimsust ja suutis ta oma koguga seal Kalevi kaitsjatele suuri probleeme valmistada, aga teine soomlane Kalevis väravas seisnev Forsman tõrjus ja selles olukorras Forsman püüab ka selle Tallinna Kalevi tsenderduse. Ja siin veel, kuidas Lauri vastu supertõrje Forsmanilt, see kaamera annab eriti hea aimduse sellest, hiilgav reaktsioonitõrje soomlaselt ja päästis sellega Kalevi kaotusseisu jäämisest. Palju üle edasine klaarimine, aga väga edukas ei ole. Järvelaid tuleb kasti, läheb palutajast mööda, tsenderdus ja tagapostis ootamas Pavel Marin. Marin värava ette ja ei saa raamidesse. Ei saa Nõmme Kalju siit 60. minutil 1-0 väravat löödud, kuigi šanss oli super. Pavel Marini tsenderdus värava ette. Oli see nüüd Eerola või Subbotin, kumb seal seda palli suunama pääseb, aga tõesti Järvelaid leiab üles Marini. Marinilt tuleb omakorda ristpall ja Subbotin esimesel poolel ei suutnud 6 meetri pealt sisse lüüa, ei suuda ka teisel. 2 superšanssi on Igor Subbotinil selles mängus olnud, aga mõlemad on tal väravaks realiseerimata jäänud. Ja nüüd palutaja vastu Subbotin võidab selle palli, mängib keskele, seal on Komissarov, tõste trahvikasti, Volkov seal mitme kalevlase vahel, saab natukene kaugemale Kalev selle palli mängitud, lahtine Komissarov, plokk Kalevilt ja veel kaugemalt on Kalju rünnak jätkumas, sealt tuleb Järvelaiu pomm ja lendab väravast mööda. Antonov, Fortune, Rommens, vasakus äärde Komissarov, pall värava ette, aga pank liugleb sinna ja paneb jala vahele, lükkab palli üle otsajoone. Nurgalöök number 6, järjekindlalt ja endasse uskudes edasi viia. Niimoodi on kõige suurem lootus väravani jõuda. Rommens lööb kaugelt peale, aga selgelt üle.
kas Maarjani kaudu õnnestub teravust tekitada? Maarjan mängib ülespoole Subbotinile. Subbotini vastas on Laur. Subbotin väljapoole Maarjanile. Tsenderdust on vaja. Maarjani pall tuleb. Värava eest läbi ka, aga palutaja on valmis ja kõmmutab palli vasakust äärest üle küljejoone. Ja võtab selle palli vahelt ja sellega on kohtumine ka lõppenud ning pole mingit kahtlust. Tallinna Kalev on selle 0-0 viigiga selgelt rohkem rahul.